Hea vaataja, kodust väljumine ja tagasitulek on alati erilised sündmused. Nende suurteks kultuuriloolisteks sümboliteks on kujunenud Odysseuse ja Abrahami lood. Neid on ikka ja jälle võrreldud ja ka vastandatud. Ja üks selliseid viimatisi võrdlusi kuulub tuntud prantsuse juudi filosoofile Emmanuel Levinasele teoses Teise jälg ilmus 1983 aastal. Abrahami elu kirjeldab Mesopotaamia Uurist, tema vanemate kodust väljaminekut tundmatusse. Ta kehastab usaldust Jumala ja talle antud tõotuse vastu. See usaldus tundmatu tulevikuga hakkama saamise suhtes läbib tervet piiblit. See väljendub Iisraeli rahva Egiptusest väljumise loos, kuid kerkib esile ka kristlikes palverännu motiivides, mis on tänase päevani ikka veel aktuaalsed. Kuid on ka kojutulijaid ja vanim neist on Odysseus. Pärast 20 aastat võõrsil olekut, millest 10 aastat möödus sõjaväljal ahaialaste ja troojalaste vahelises võitluses ja teist 10 aastat seiklusrikkas ekslemises, õnnestub tal siiski kodusaarele tagasi jõuda. Igatsus kodu, rahu, truu abikaasa Penelope ja poja Telemachose järele on suurem kui kõik peibutused, mis tõotasid mingis mõttes palju huvitavamat ja võib-olla isegi paremat elu. Tuleb öelda, et ka kool on paljudele meist olnud vaimne kodu. Kogu järgneva elu telg ja selgroog. Nii on ka mõistetav, miks just kooliga seonduvad ka mõlemad konkureerivad motiivid. Kooliga seotud haridusel pole ainult funktsionaalne, vaid ka abrahamlik või odüsseuslik mõõde. Vaatleme neid lähemalt. Abituriendid on alati lahkujad. Nende lahkumist ei saa kuidagi takistada. Kool peab nad lihtsalt lendu laskma. Lahkujad on vabad alustama oma täiskasvanu elu. Siiski kõik teed viivad varem või hiljem taas koju. Pärast elu tähetunde, perekonna loomist, tööd ja väljateenitud pensionile jõudmist haarab meid aeg-ajalt igatsus oma kooli järele. Oli see ju meie esimene vaimne kodu. Isegi kui hoonet enam pole, on alles veel klassikaaslased ja vahel ka klassijuhataja. Tagasipöörduja soovib, et teda ära tuntaks. Samuti soovib ta ka teisi ära tunda, leida tuntu ja muutumatu, millega uuesti kohtuda. Me ootame oma koolilt pärast aastaid eemalolekut ja eksirännakuid, et see oleks jäänud selliseks, nagu see meie kujutluses on. See võib olla vähemalt üks muutumatu paik keset aja muutikust. Hoolimata välistest muutustest, hooned on ümber ehitatud, me ise oleme vanaks jäänud, seovad meid ikkagi erilised koolilood ja anekdoodid. Olgu need siis head või ilusad, kuid vahel ka kurvad ja valusad. Need lood seovad ja annavad kodutunde. Mälestustest ja juttudest ehitub mineviku ja oleviku vahele sild. Sild, mis võimaldab äratundmist. Vahel ka mõne minevikust saadud haava armi osas. Tundis ju Erukleiagi Odysseus ära talle omase haava armi järgi. Kool ja kooliaeg on mälestustest tulvil. Korraga märkame, et hariduski vahendab kodutunnet. Klassi ja kooliga seotud kuuluvusel on vägagi emotsionaalne iseloom. See kehtib nii positiivsete elamuste kui ka haavade kohta.
mõnikord on vaja lihtsalt tagasi tulla ja rääkida ning kuulata, et haavad, mis pole veel armistunud, saaksid paraneda. Mingis mõttes on selline kojutulek rahu tegemine oma mineviku, oma noorusega. Kuid kool ei suuda siiski inimese sügavamat koduigatsust täita. Haridus ei ole konserv, mis säilitab minevikku muutumatuna ja turvalisena. Põlvkonnad, kooli juhtkond ja õpetajad vahelduvad arvatust kiiremini. Muutuvad ühiskondlikud raamid, hooned ehitatakse ümber või ehitatakse lausa uusi, õppekava laiendatakse või lühendatakse ja lõppude lõpuks oleme me ka ise tagasipöördujatena päris muutunud. Õppimise protsesski on teisenenud. Aastate tolmu meie kuubedelt pole võimalik lihtsalt maha pühkida. Muidugi peitub tagasipöördumises ka tükike tänulikkust. Me mõistame korraga oma elu järjepidevust. Kool, õpetajad ja kaasõpilased vormisid meid terveks eluks. Või oli see kooli eriline vaimsus, mis meie elu valikuid mõjutas ja tagasi tõi. Kuid soovis tagasi pöörduda peitub pinge Abrahamile omase liikumisega. Me ei saa jääda tagasipöördumise juurde. Abraham liigub ka vanaduses edasi. Nii jääb koolile ka tagasipöördujate suhtes ülesanne. Sama ülesanne, mis tal oli neid välja saates. Koju tulnud tuleb taas lendu lasta ning näidata neile teed avatud tulevikku ja seda isegi kõrges vanaduses. Nii suubub tagasipöördumine taas edasi liikumisse, uude väljaminekusse. See on oluline osa meie haridusest, mis kiigub avatuse ja tagasipöördumise vahel. Kooli odüsseslik ja abrahamlik element tuletavad meile meelde, et kool ei ole ainult nostalgiline kodusadam, vaid ka kompass avatud tuleviku teel. Ja sõber, seniks kohtumiseni.